vihmas. Me oleme jõudnud täna Järvamaale Veskisilla kardirajale. JCM korraldab siin mingit driftirajapäeva. Mõtlesime, et pole see hooaeg üldse sõitnud. Ajasime pilli välja. Vihma sajab, kojamehed ei tööta, seest läheb uduseks. 2 prooviringi tegin, suht siuke, kardirada, pisike, suht palju kurve, suht raske sõit või mitte raske, aga nagu tehniline. Ja mõtlesin, et teeme ühe viimase trenni veel sellesse hooaega, sest 2 korda on sõidetud, 1 korra on katki sõidetud, 1 korra on võistlustel käidud ja nii, et tahtsin veel enne seda talve algust auto välja ajada. Tange jätsime koju, sellepärast et siin on rehvid on raja ääres, nüüd praatsin seda puruks sõita. Ja ma ei tea, vaatame, mis saama hakkab. Meil on siin täna terve päev, et teeme mõned ringid ja nii kaua kuni kannatab ja liiga külm ei hakka ja läheme koju ära. Davai, po polda. Veskisilla kardirajal paar ringi teinud. Läheme teeme veel. Panen kindlad kätte. Võtsime hääletaja peale. Me oleme siin juba päris kaua sõitnud. Panime Kojamäe otse voolu peale ja see nüüd ütles üles, et midagi kärtsama siin. Aga võtab ikka tangu. Lõikame juhtmed läbi ja lähme edasi.
Oi, blöd! Oi, blöd! See viimane, oot, vaatame kohe seda tagumist asja enne, kui sa juba seal oled.
see viimane ja selle autoga siis nii-öelda teine driftisõit läks suht hästi, ütleme niimoodi, et esimesed sõjaarmid on siin tagapool. Need on kõige minimaalsemad. Stangest, savi nagunii tahaks seemistanget, kui kunagi võib raha on. Aga siin on siis pisike mõlk ja see lendas ka minema, aga see on suva selles suhtes, et mul on veel üks paar ja üks paar on veel neid tulesi olemas. Sai ka normid sitaseks, tegelikult see rada oli päris pull. Küll veits keeruline oli sõita seal. Me Järvamaa car meetings korraldas seal, mis see oli, Veskisilla kardirajal siis selle päeva. See vist ei jäänud peale, kõige suuremad matsud vist juba nägite. See läks natuke siit katki ja tuli läks katki ja seal oli siuke traktori rehv püsti ja siis ma panin sinna põks ja siis suunakas lendas jäi sinna rehvi peale püsti. See on savi, fiibrit annab parandada kõike. Üks tuli on mul ka tegelikult veel olemas, klaasi ainult ei ole, suunakat ei ole. Aga jah, siis me swapisime ühelegi rehvid ümber, sest need sulasid täiesti ära seal. Ja panime 1-2 sisse taha, pidamist oli räigelt suht hea hooga, sai lasta juba ja päris kiireks läks ja veits läks julgeks. Ja siis noh, Radikas sai siit alt veits pihta. Ma ei tea, kas see paistab siit või? Midagi paistab, jah. Jah, igatahes see Radikas lendas pilbasteks ja Radika küljes on mul veel ikka veel see kuradi automaatkasti jahutuse mingi Radikas, see lõi vastu rollivõimu pumba rollikut ja lõi selle pilbasteks ja lõi rihma maha, nii et suht terve päeva sai sõita, tegelikult oli täitsa fun seal sõita. Jälle raske rada oli, väsitas ära korralikult. No mitte raske, vaid nagu lihtsalt seal tuli täiega väntama. Et oligi siuke fun hooaja lõpp. Aga nüüd peab hakkama mõtlema, mida selle autoga edasi teha. Järgmiseks aastaks tahaks järgmine aasta ikkagi terve hooaja kaasa sõita. Ja plaanid ei ole veel paigas, aga hakkame pidama neid plaane. Mõtlema midagi välja. Nii et polnud ammu videot teinud ja see oli drifti video, ma ei loodan, et jäi ka midagi peale, mul see kuradi GoPro kuradi paneb räigelt pange. Aga minge vaadake all descriptionis on mu kodukas ka, seal on jälle Winterbeateri merchi ja eelmise katkise driftika merchi müügil, nii et minge vaadake need üle ja ongi kõik minu poolt, et like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.